Eesti põllumajanduse kehvast seisust oleme pidanud ikka ja jälle juttu tegema. Ei saa sellest üle ka seekord, kui saabume külla Järvamaale Mõnguste külas asuvasse Vikla tallu, kus peremees Väino juba 5. põlve maad harib. Pane siin rõkata midagi. Eurotoetused keeratakse kinni, lääne poole meid ei lasta. Omad inimesed maksavad, mis sa kekutad oma anguga siin? See on naine. Mis sa kooserdad niisama umbes seal? Kus lambad on? Ta kipub umbes kooserdama. Heitliku meelega Väino oleks talupidamisest sootuks loobunud, kui poleks saabunud ootamatut abi Eesti riigilt. No, mul naine sai lapsega maha, eks ole. Ja kus siis hakkas uksest raha sisse voolama, tead? Sünnitoetust saime, lapse hooldustasu saime, vanema hüvitist saime. Ja vaat siis oli mul nagu see värk, kus pirn lõi pea kohal põlema. No nii, siin on nüüd siis mul puhast Eesti tõugu linalakad. No eks mul eit nendega niimoodi igapäevaselt jändab. Noh, ta on endale mõnes mõttes kohe nagu tead ema kuju või nii. Ma ise tegelen rohkem nagu rahavoolega ja visiooni teen ka. No kuidas on, kas töökont ei murra? No, eks ta ikka. No naistel käib see asi ju ludinal. No eks nad ole looduse poolt niimoodi ehitatud lihtsalt. Kuuldus Väino uuest ärimudelist levis kulutulena ja õige pea koputasid tema uksele esimesed lapsevanemad. Lasteaedades kohti ei ole ja no mis nad kodus niisama umbes tolkavad. Ja ma ütlen ausalt, meil on ikka päris korralik keskmise suurusega kari. Ilusasti kõht täis, siis karv läigib. Lapse pealt saadava tulu jagab Väino vanematega pooleks. Rahale järele tulles ei pea osad vanemad paljuks ka oma võsukese juurest läbi põigata, kui vaid õige lapse suurest karjast üles leiaks. Me oleme Väino asjaajamistega hästi rahul, ta on meid nii palju aidanud ja meil on palju rohkem aega nüüd iseenda jaoks, me saame oma hobidega edasi tegeleda, käia bodypumpis ja fitnessis. Ja ma ei saa aru, miks peaksime meie mingi katkise kondoomi pärast kannatama, eks ole. Ja laps on ka seal, kus teda rohkem taetakse, eks. Emme, kas me lähme nüüd koju? Emme issi lähevad koju, sina jääd ju siia. Lapsed, need on täitsa lollakad. Kuule, kas see on kõik või? Me tõmbaks minema sinna aise praegu. Kõige parema marginaaliga lapsi tutvustab Väino nimepidi. Nii, see siin on maimik. Siis on kainik. Ja see siin on mustik. Ja siis on veel punik. Punik on seal ja mürsik. Mürsik! Jookse siia kehku! Hästi kiiresti! Jookse mürsik! Ja see on mürsik. Niimoodi, oi, mürsik tuli. Ai. No, vaat see sulle meeldib, jah. Mürsik peaks nüüd vanuse poolest tegelikult juba kooli saatma, aga ta on meil selline aeglane ja peast väheke lihtne. Et noh, tugev isend muidu. Nii, pane nüüd jooksu. Jooksu, kus vist mürsik, jah, nii. Oota, kus sa oled? Kus sa üles said seal? Kas on ka murekohti? Hundid, jah, mineva sügisel viisid 6 kooli eelikut ära. Aga noh, mul riik maksis selle kõik ilusasti kinni ja jäin tead natuke plussi. Olen siin mõelnud ise keskis, et tead laseks ise hundid karja kallale. Aga noh, see on jah, seni on see mõtteks jäänudki. Kas Vikla talus on leitud Eesti põllumajanduse päästerõngas? Tundub küll. Uue olukorraga tuleb harjuda vaid lastel endil, kes end meeleheitlikult meie võttemeeskonna bussi üritasid pressida. Saadet toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Põllumajandusministeerium. Kultuuripealinn 2011.